Järgmisena on meil intervjueeritava kohal sisse võtnud oma koha siis Kelloks. Alustame kohe sinu nominatsioonidest. See aasta oled sa siis nomineeritud kui aasta parim strateegiamängustriimer, rallimängustriimer, rollimängustriimer, aasta tõusev täht ja aasta striimer. Paberi peal tundub, et tegid palju. Kuidas ise kommenteerid? Jah, ma olen ise ka üsna imestunud, et ma nii paljudesse nomineeritud sain, aga kindlasti ma paljudesse nendesse gruppidesse ei peaks tegelikult kuuluma, et need klipid, mis ma sinna juba panin ja asjad olid pool troll anyway, aga mingid kindlaid asju ma jahin, aga pooled nendest võiks kellelegi teisele minna, ma arvan. Selge. Veel sinu nominatsioonidest rääkides, et kui ma vaatasin, et sa oled nomineeritud, siis korraga nii mitmes kategoorias, näiteks siis rollimäng, strateegia ja rallimängu striimerina, siis tekkis mul endal kohe küsimus, et kuna ma, liiga palju seda Twitchi jälgi, et kas Kelloks mitte ainult rollimängu ei striimigi, et kuidas siis sulle endal sellega on, kuidas sa tunned, et kas sa striimisid selle aasta jooksul piisavalt nendes kategooriates või siis ütleme niimoodi, et sul vaatajad ja võib-olla siis sinu poolehoidjad on natukene segaduses ja vaatasid, et rollimängus röövide planeerimine tegelikult sobiks ka strateegia alla ja siis põgenemine või väike reisimine siis läheks selle rallimängu kategooria alla? Jah, ma pigem arvan, et fännid ja vaatajad lihtsalt võib-olla tõesti natuke pingutasid üle, sest kui ma ise neid asju enda streamis ka hääletasin, siis ma suunasin ikkagi hääletama teiste poole, kes päriselt nendes kategooriates võiks olla võitjad, et rollimäng kindlasti peaks olema minu oma. Aga need muud ongi need, mis ma arvan, et võiks teistele kuuluda kindlasti. Ütleme niimoodi, keskmine Twitchi otseülekannete jälgija teab sind üldiselt ikkagi, ma ütleksin, kui rollimängustriimerit. Kuid mis siit tegelikult teistest kategooria striimeritest eristab, on see, et sina ei ole ju tegelikult rollimängu üldse kaua mänginud, vähemalt GTA 5. Et ma ise mäletan, kui mõned aastad tagasi, kui me tegelikult teinekord koos sinuga Kelloks sattusime Squadi mängima, kuidas sa siis ükskord peale enda esimest rollimängu kogemust hakkasid seal keset Narva kaitselahinguid rääkima, kui vinge ja äge oli, eks ole. Ja rääkisid sellest, et kuidas see seal BLS-i parklas, eks ole, kus siis see 90% rollimängus seal toimub, olid siis kokku põrganud mingi mehega ja peale temaga rääkimist olid sa reaalselt oma elu pärast kartnud. Aga küsimus ongi siis nüüd see, et kuna sa oled meil see rollimängu striimer, siis mis on see midagi, mida siis Kelloks tahaks näha rollimängus, mida siis kas veel ei ole üldse Eestis tehtud, või mille, ütleme moodi, sooritus jälle võib-olla kõige paremini õnnestunud? Kui me playeritest mängime, siis rollimängus võiks mängida rolli. Et kui sa seal grindid ja vead prügi ja teed võidusõite, siis võib-olla see pole päris see roleplay, eks ole. Et roleplay peaks olema see, et sind huvitab inimestega suhtlemine ja heade plaanide tegemine ja mitte lihtsalt raha grindimine, sest lõpuks hea rollimäng tuleb sellest, et kõigil on lõbus, mitte sellest, et sul on 2 miljonit kontol, et ma arvan see on ja mis see teine küsimuse osa oli, see mul läks juba meelest. Ühesõnaga, sina tahaksid näha Eesti maastikul võib-olla natukene sügavamat rollimängu, mitte sellist pealiskaudset asja. Nüüd, kui ma siin panin jälle neid küsimusi kokku ja uurisin siin statistikast kõik asjad, eks ole, tegin statistikat, siis tuli mul üllatusena, et aastal 2024 olid sa siis seda voogedastust teinud rohkem kui 250 erineval päeval. Ehk siis kokku olid sa laivis põhimõtteliselt suurem osa aastast. Ja puhtalt päevade arvu võttes siis oled tööpäevadest puhanud sa võib-olla ainult paaril päeval. Et räägi, kus sulle tuleb see jõud ja see tahtmine iga päev seda live-nuppu jälle vajutada ja minna sinna kaamera, et võib-olla natukene lollimat inimest mängima, kui sa muidu oled ja vaatajaid lõbustama? Kindlasti on mul suured nii-öelda eeskujud olnud, Lyric, XQC, kõik nagu XQC tegi vist 350 päeva
oma eelmisest aastast. Ma olen tahtnud tegelikult striimimisega alustada juba 5 aastat tagasi, aga kuna ma tundsin, et mul ei olnud arvuti piisavalt hea, ehk siis ma ei tahtnud edastada koledat pilti ja halba striimi, siis ma lihtsalt ei alustanud enne, kui ma tundsin, et ma olin päriselt valmis ja 1,5 aastat tagasi see juhtus ja siia ma jõudsin. Viimase küsimusena küsin veel, et kuna siin tänase otseülekandi tegija Kolmarksi andis mulle teada, et tegelikult sa ei striimiga ainult rollimängu, vaid teed väga palju erinevaid mänge ja isegi tema ei osanud neid kategoriseerida, siis mis sa ütled, kas sa tunned, et mõni mäng või asi, mis sa see aasta striimisid, ei sobitunudki kuhugi kategooriasse ja tuleks neid kategooriaid võib-olla teha juurde? No mis mul endal lemmik on kindlasti õudusmängud lihtsalt, sest et see on väga hea content, sa ehmatad seal, karjud ja streamer näitab tugevat hirmu, et ma ei tea, kas nüüd horror võiks olla see uus kategooria, aga see on kindlasti üks minu järgmine lemmik peale RP-d. Selge, aga tänud sulle Kelloks ja järgmisena vaatame üle selleaastased aasta parima rollimängu striimeri nominendid.